Tere tulemast võrkturunduse lehele. Minu nimi on Kristjan Kiis. Oletame, et sa oled leidnud enda meeskonda inimese, kes oli vaimustud sellest ettevõttest või siis meeskonnast, soovis oma eluga midagi ette võtta ja hakata tõsiselt tegutsema. Aga mis selgub, et ta loobub mõne päeva pärast, kui sa temalt küsid, siis mis oli põhjuseks, miks ta nii äkselt loobus, siis ta proovib kas sind vältida või siis ütleb, et see ei ole ikka temale sobiv või talle räägiti, ta luges sinu ettevõtte kohta näiteks midagi. Võib-olla ta kohtus mõne sõbraga, kes talle ütles, et see ei ole mõistlik tegevus või see on jama või enamasti ei saa inimesed seda õiget vastust. Mis oli see siis, mis oli õige loobumise põhjus? Nii juhtub ja sellest tuleb aru saada, sest enamus inimesi, kellega sa suhtled, ei soovi, et sina oleks edukas. Kas nad siis ei ole ise edukad või endal ei tule elus midagi välja? Meile räägitakse, et need tooted või teenused on kallid või neid pole kellelegi vaja. Või et see on kiire rikastumise viis, kus ainult siis võidavad inimesed, kes sellega alustavad. Mis iganes siis neile räägitakse. Kurb on see, et sellisel hetkel ei mõtle inimesed mitte oma peaga, vaid võtavad kuulda teiste soovitusi. Aga ise oma peaga järeldusi ei tee. Lihtsam on ju loobuda ja mitte midagi teha, kui et endal asi selgeks teha. Kõik see juhtub, kuna iga päev paljud inimesed, kes on amatöörid, tulevad meie valdkonda siis loterii mentaliteediga, soovivad kiiresti rikastuda. Ja räägivad sellest ka teistele, ilma et siis nad endale meie valdkonda selgeks teeksid või õpiksid tundma. Ja tänu nendele on väga palju negatiivset tagasisidet ning äraütlemisi, kuna nad ei toeta oma uusi meeskonnaliikmeid, nad ei koolita endid, veel vähem siis oma uusi meeskonnakaaslasi. Nad on tulnud siia valdkonda lootes siis saada rikkaks, rääkides ebasobilikke lugusid, näiteks, et kiirusta või maksa nüüd või liitu ruttu ja nii tegutsedes, nad lihtsalt ei ehita meie professiooni ja valdkonda. Aga sa tead, mis seda kõike muudab? Mis siis muudab tervet seda pilti? Kõik muutub, kui inimesed tulevad meie ärisse siis õigete ootustega. Ja nad otsustavad siis saada professionaalseks võrkturundajaks. Nad ei ole seotud ettevõttega, kus on ainult rahamäng ja mõttetud tooted või teenused. Nad ei tülita inimesi ja luba neile igasuguseid asju. Nad ei tule ärisse loterii mentaliteediga. Nad ei looda, et nad toovad oma ärisse 2-3 inimest ja siis äri hakkab kasvama ma ei tea, iseenesest. Mida nad teevad, nad ehistavad võrgustikku inimestest, kes siis soovivad oma elu muuta, seda ametit tõsiselt võtta. Et see aitaks. Suhtlevad siis selle ettevõttega või liituvad selle ettevõttega, kus on olemas reaalsed korralikud tooted või teenused, mida tarbitakse siis näiteks ülemaailmselt. Nad ei luba kiiresti rikastumise meetodit. Räägivad alternatiivsetest võimalustest, mida siis saab teha põhitöö või tegevusala kõrvalt. Ja nad aitavad muuta inimestel neid situatsioone, kus nad ei tunne ennast mugavalt, kuid nad soovivad oma elusi muuta sellisteks, kus neil oleks siis täielik kontroll oma elu üle. Ehk siis ära ehita oma äri ja ennast üles ebameeldivatele lubadustele ning õnnele. Lükka kõik see, mida teevad amatöörid kõrvale ja ehita enda jaoks tugev vundament. Ja ole tuntud kui professionaalne võrkturundaja, ole tuntud kui inimene, kes teeb meie valdkonnas tööd õigesti, soovi olla tuntud kui õigete siis ootuste ja tulemuste rajaja. Aita inimestel ehitada tõeline karjäär. Soovi, et sa oleks tuntud kui kas siis see mees või siis see naine, et sinu kohta öeldakse, et vot, tema on oma ala professionaal, tema meeskonnas ma sooviksin olla. Meil on selles mõttes tõsine töö teha, sest paljud inimesed tulevad meie ärisse loterii mentaliteediga. Ja kui inimene on olnud siin äris nüüd mõned päevad ja keegi räägib neile, et see, mida sa teed, on rumalus või tule sealt ära või ära tegele sellega, siis nad loobuvad, et oot, ma pean nüüd tegema selle kõne ja ütlema, et ma nüüd loobun. Sellisel juhul võid sa põgusalt uurida, mis juhtus ja mis pani teda sinu ärist loobuma, aga ära lange masendusse. Või ole siis kurb, kui tema ei suutnud ise oma peaga otsustada või ei leidnud isegi aega, et sinuga veel korra kohtuda, et see koos läbi arutada. Siis ta ei ole piisavalt hea sinu meeskonna jaoks. Sest kas sa tõesti soovid oma meeskonda inimest, kes ei suuda ise oma otsuseid vastu võtta?
ja ei kasuta siis selleks oma pead, vaid ainult teiste arvamusi, ise järeldusi mitte tehes. Nähtavasti ei olnud ta veel selleks valmis või on veel liiga väheste kogemustega. Kui sa suudad muuta oma äri suhtumist ja oled professionaalne, siis ei teki ka nii palju selliseid olukordi. Ja kõik läheb paremaks nii sinu äris kui ka terves meie valdkonnas. Minu soov sulle on, et ka sina sooviksid saada professionaalseks võrgturundajaks, sest meil on parem tulevik. Nüüd lähme ja räägime sellest tervele maailmale. Aitäh!